Tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Tore, et tulid minu kodusesse kööki minuga koos valmistama head, huvitavat ja maitsvat toitu. Hea köögisõber, täna teeme suus sulavat kaalikavormi. Retsepti autor on Anni Arro. Mul on valmistatud ette. Peaks olema 2 kilo kaalikaid. Ma pesin, tükeldasin, koorisin kuubikuteks. Vahukoort peaks olema 200 milliliitrit. Võid on 70 grammi, siin on 50 ja siin on 20. Muskaatpähkel on selle priimiseks soola. Riivsaia. 1 suppilüsika täis võtame siit ja kõrvitsa seemneid. 1 teelüsika täis. Siin me koorime need kaalikad ära, ette valmistatud me, paneme ta potti, paneme kergelt soolaga maitstud vette, nii et on veega kaetud ja keedame nad pehmeks ja nõrutame. Osa vett me jätame alles. Siis me purustame kaalikat saumikseriga või siis blenderiga. Lisame siis hapukoore ja kõike see keeduvett me ära ei kalla ja kui vaja, me lisame veel keeduvett tagasi sinna purustatud või pudruks tehtud kaalikatele, nii et ta oleks vedelam kui kartulipuder. Ja siis me lisame 50 grammi võid, riivime juurde muskaatpähklit ja maitsestame veel soolaga, kui vaja on. Siis segame kõik läbi ja kallame ahjuvormi. Võiga määritud kindlasti ahjuvormi. Peale puistame siis riivsaia ja katame pinna või tükikestega. Siis küpsetame ahjus 180 kraadi, 45 minutit ja siis võtame ahjust välja ja peale puistame kõrvitsa seemneid ja küpsetame veel 10 minutit. Ja siis me kasutame seda kõike lisandina kotlettide kõrvale, hakkliha kotletite ja sapere lõhtuks. Pott on pandud tulele. Siia ma kallan sisse need kaalikad. Ja panen vee peale. Vee sisse ma panen. Siin on mul kuskil desertlus ikka täis 15 grammi soola. Selle ma natuke segan kergelt läbi ja kallan siia peale. Nii palju ma panen vett, et oleksid veega kaetud need kaalikad. Vett ei lähe, ma panen vett juurde. Ikka veel vähe. Nii. Ja nüüd ma keedan need kaalikad pehmeks. Nüüd on 25 minutit keenud ja nüüd ma nõristan ta siia sõelale. Osad vett ma jätan alles. Nii, nüüd on mul siis ära nõristatud. Ma arvan, üks variant on ka selline nuiaga, saab siin lükata niimoodi, aga ega ta nii kergelt ei lähe. See ei õnnestu ja siis ma nüüd teen saumikseriga. Püreestatud. Ja nüüd ma panen siia sisse või tüki.
ja panen ka selle muskaatpähkli riivitud. Ja siis vaatan, kuidas tal soolaga on, kas on vaja soola lisada. Ja nüüd segan. On 20 milliliitrit ja see peaks tegema teistsugust maitset. Ja kuna siin on soola pandud ja suhkrut ei ole tasakaaluks, siis ma panen eksperimendina. Paljudes retseptides Soomes on igal pool siirup sees. Üritan veel saumükseriga teha. Siin on väikseid tükikesi sees. No nüüd peaks vist. Aga nüüd see konsistent, kas nüüd on see kõige õigem, seda peab nagu proovima. Panen soola juurde, natukene magedavõitu on. Siirupite siin põhjas. Nüüd ma panen ta vormi. Siin ma panin selle pudru siia nüüd vormi sisse. Mul enne ei läinud kaamera käima, sellepärast ma näitasin, aga lõpuks ei tulnud film peale. Aga nüüd ma räägin selle asja ära. Võtsin selle pudru, panin siia vormi, ajasin tasaseks, tegin selle sama lusikaga mingid laod sisse ebatasaseks, siis ma siputasin peale riivsaia ja siis ma panin kõige peale nüüd võitükikesed ja nüüd ta läheb mul ahju. Jääb küpsemist, ta läheb 180 kraadi ja läheb 175 kraadi ja 45 minutit. Enne lõppu 10 minutit ma võtan ta ahjust välja ja panen talle peale kõrvitsaseemned ja siis 10 minutiks uuesti ahju. Siin ta siis ahjust väljas. Oli 45 minutit 180 kraadiga, võtsin välja, panin peale kõrvitsaseemned ja veel 10 minutiks. Nüüd ta juba jahtub. Selline siis minu kaalika vorm ja tisu. Proovi. Siis minu kaalika vorm on söömiseks valmis ja tisu.